Me oleme siin täna tõepoolest kuulanud kõigepealt siis erinevate sfääride, geosfääride või maasüsteemi sfääride seisundi kohta, uuringute kohta nendes ja paraku me oleme siia paneeli kutsunud mitte ühtegi loodusteadlast peale minu enda. Ja te saate isegi aru, et seal peab olema mingi põhjus. Et ma siin teistele loodusteadlastele küll ütlesin, et te võite oma ettekande sees välja öelda, et mida te arvate, et missugused uuringud on puudu. Sest tegelikult selle paneeli teema on siis nagu 3 osas. Esiteks, milliseid uuringuid oleks vaja teha. Teine on, et kas meil Eestis oleks tarvis kliimauuringute programmi. Ja 3. on muidugi see kõige olulisem küsimus, ehk siis, kust tuleb raha. Nii. Aga ma tutvustan siis ka meie paneelis osalejaid. Ma alustan daamist, eks ju, sest nii imelik kui see ka ei ole, tavaliselt me kliimateemades võib-olla näeme naisi rohkem laval kui mehi, aga millegipärast minu valikud, eks ju, kõigi nende osalejate osas on langenud siiski millegipärast ja meeste suunas. Nii et meiega on siis Kristi Klaas, kes on Kliimaministeeriumi asekantsler, ja tema siis vastutab rohereformi tervikliku elluviimise eest ja juba tükk aega. Ja kliimapoliitika ja korraldamine ja välissuhted on tema valdkond. Siis ta ongi mul esimene tõepoolest. Ja siis teiseks ma tutvustan sealt Servast, kes on Ivo Krustok, kes töötab praegu Stockholmi keskkonnauuringute Keskkonnainstituudis Tallinna keskuses, aga on samas olnud pikka aega riigiametis, olnud ka Kristi kolleeg. Ja tema töötab siis kliimasüsteemide ja energiapoliitika analüüsiga ja nagu Stockholmi Keskkonnainstituut kirjutab, seob teadust poliitikaga. Nii et see on seal nagu natuke üleminek. Et ta väga toonitas seda, et kui ma küsisin, et mis organisatsioon on Stockholmi keskkonnauuringute Keskkonnainstituut, siis ta väga toonitas, et tegemist on teadusasutusega. Nii. Ja siis meil on veel 2 teadlast siin. Üks neist on siis minu otse vasakul käel on Sten Hansson, kes on ka tegelikult sotsiaalteadlane, kes on Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi kommunikatsiooniuuringute kaasprofessor. Ja tema on oma ETISe kodulehele andnud välja, et tema ekspertiis on siis valitsuskommunikatsioon, riski- ja kriisikommunikatsioon, avaliku kommunikatsiooni kriitiline analüüs. Ja ma lootsin leida siia paneeli kedagi, kes oskaks kliimamuutustega kohanemise teemat rohkem avada. Sotsiaalteaduslikus võtmes just nimelt. Ja meil on jäänud viimane inimene, kes on Jarek Kurnitski, kes tegelikult oli meil täna tegelikult esimene inimene, kes meid kõik juba tervitas, kes on akadeemik, TalTechi hoonete energiatõhususe ja sisekliima professor ning ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor. Aga tegelikult me ei kutsunud teda üldse sellepärast siia, et ta on sisekliima ekspert, vaid me kutsusime teda sellepärast, et ta on Soome kliimamuutuste paneeli liige ja me loodame, et ta jagab meiega oma kogemust nagu vägagi eesrindlikust naaberriigist, et kuidas seal siis selle kliima ja poliitika seoste ühendamine käib või teaduse ja poliitika ühendamine käib. Nii et esimene küsimus on siis, alustame siis sellest, et nüüd teie, kes te suures osas vist olete kuulanud, mis siin ettekanded olid, aga loomulikult ka oma enda tööpõllult. See esimene küsimus oleks selline, et mis te siis arvate, mis on need suurimad teadmiste lüngad Eestis? Kas keegi tahab ise vastata esimesena? Ma alati hea meelega, siis kui pakutakse võimalust alustada, siis ma alustan. Et kui kuulata neid ettekandeid ka, mis täna on, siis on olnud ja on kõlanud, siis tegelikult see
hulk teadmisi ja teadust, mis Eestis kliimateemal tehakse, on tegelikult väga-väga muljetavaldav ja positiivne. Mis kohati natukene muret tekitab, ongi võib-olla seesama, millest ka Laur oma ettekandes rääkis, et meil ei ole kõikide distsipliinide katmiseks alati kõiki teadlasi. Meil ei ole võimalik ka lihtsalt puhtalt, kui vaadata riigi suurust ja selliseid tavapäraseid protsente, kui palju eksperte mingitel aladel on. Meil ei ole ka võimalik lihtsalt kõiki teemasid füüsiliselt ära katta. Ja see tekitab selliseid omajagu küsimusi, et mida me saame siis lihtsalt tõhususe mõttes võtta teistelt riikidelt, kui palju me teame üldiselt maailma kohta ja kui palju me seda suudame ka hästi kommunikeerida. Sest mul on tunne, et siin ongi kaks suurt asja, mis on puudu. Et üks, et kui palju me suudame näiteks inimesele Tallinna tänavalt selgitada, et mis tal siis nüüd juhtub. Tema elab veel 20 aastat näiteks, 30 aastat, 40 aastat. Kui mõnus tal siin linna peal liikudes suvel hakkab olema, mis see talle toob kaasa, mis see tähendab tema toidu ostmisvõimekusele või isegi toidulaua rikkusele, mis see tähendab tema transpordivõimalustele, mis see tähendab, mille igane see tema elus. Seda on väga raske selgitada, sest need eeldavad üsna põhjalikku kohalikku uuringut ja need on väga ressursimahukad. Et see on üks siuke pool, mis ma arvan selle kohanemisega on väga selge. Aga teine pool ongi see, et kui hästi me suudame tegelikult selgeks teha seda, mis tegelikult juba ammu teada on. Ja see on natukene see, millest ka Anu oma ettekandes väga hästi rääkis, et ma ütlen paar sellist täiesti mitte vastuolulist asja. Praegune kliimamuutus, mida me hetkel näeme, on inimtekkeline. Seda põhjustab see, et me tarbime liialt palju fossiilseid kütuseid, on atmosfääri tasakaalu rikkunud ja selleks, et seda lahendada, sest see on meile tõsine probleem ühiskonnale, tõsine probleem meie majandusele, selle lahendamiseks me peame lõpetama fossiilsete kütuste laialdase kasutuse. Need ei ole vastuolulised asjad, me teame neid asju, nagu ka sina, Piia, oma ettekandes näitasid, et 75. aastast on juba selged suunised olnud valitsustel olemas. Et kui hästi me suudame tegelikult selgelt neid asju kommunikeerida, ma arvan, on üks põhiküsimusi. Jah, see on tõesti nii, et maailmas on ju üle 20 aasta kindlasti tegeldud sellega, et kas või koolides õppekavadesse sisse viia see viimane teadmine ka inimtekkelise kliimamuutuse kohta, aga me näeme ka globaalselt, et see tegelikult väga paljudes riikides ei ole õnnestunud ja meil oli siin see kliimateadliku projekt oli, kus olid samamoodi Maaülikool, Tallinna Ülikool ja meie olime koos ja siis oli veel Norrast oli Bergeni ülikooli loodusmuuseum ja sisuliselt vaadati läbi, kõik, ma ei tea, Tallinna Ülikooli rühm vaatas põhikooli kõik õpikud läbi ja ta ei suutnud sealt tuvastada seda, et kuskil oleks kirjutatud, et see praegune kliimamuutus on inimtekkeline. Et me oleme praegu selles kohas, et kuskil kindlasti seda õpetatakse koolis, aga me ei tea, kus, sellepärast, et õpikutes seda üldiselt kirjas ei ole. Aga ma lähen nüüd edasi tegelikult selle sama küsimusega ja võib-olla konkreetsemas vormis, et Kristi, et kuidas teile tundub, et missugust teadmist oleks teil tarvis, et paremini kliimapoliitikat kujundada? Tere! Kõigepealt ka. Ma sain aru nüüd, kui ma siia tulin, ma oleks pidanud kohe ikkagi alguses proovima siia tulla, et kõike kuulata. Alustuseks öeldes mul on väga hea meel, et ma kuulsin neid teise osa tutvustusi, et mida me Eestis uurime. Et see on tegelikult kõik see, mis teadmistest meil on praegu puudu. Ja poliitika kujundaja poolt vaadates meil on tõesti must miljon küsimust kogu selle kliimamuutuse ümber, kuidas seda lahendada, millist tehnoloogiat on selleks vaja, kas need mingid tehnoloogiad on koos kasutatavad või mitte, milliseid looduspõhiseid lahendusi saab kasutada, kas need igasugused investeeringud, mida me teeme kliima heaks, on head ka elurikkusele või ei ole, et kuidas need siis omavahel kombineerida, kuidas vältida, ma ei tea, desinfo levikut, kui me näeme, et seda tehakse süsteemselt rahastatuna vaenulike riikide poolt näiteks. Et neid küsimusi on must miljon. Ja siis eks hakkadki jupikaupa minema, et ühest küljest ongi, et aga tihtipeale, kui siis rääkida
et kui me otsimegi lahendusi, siis oodataksegi, et me peame kohe kõiki vastuseid teadma, kõik, mis aastani 2050 või 2100 juhtub, eks ju, et tegelikult me ju ei tea. Et me ei teadnud 25 aastat tagasi, kus me oleme praegu ja me ei tea 25 aastat praegusest edasi, mis juhtub 25 aasta pärast. Et neid küsimusi on palju ja neid nii-öelda vajadusi teadlaste kaasamise järgi tegelikult kogu aeg erinevate nurkade juures tuleb juurde. Ja üks asi, mis ma võib-olla ütleks, et ma arvan, et me läheme sinna võib-olla pärast äkki sisse ka, on see, et need teadmised on omavahel nii põimunud. Et just üks hea näide oli, ma käisin ühel konverentsil, kus räägiti energeetikast. Ja seal üks professor ütles, et kui küsida elektriinsenerilt, et millist elektrisüsteemi Eestil on vaja, siis ta ütleb, et meile piisaks, kui meil on üks suur ja võimas tuumajaam Ida-Virumaal. Ja sellepärast, et meie elektrisüsteemid on nii ehitatud. On ju. Aga kui sa nagu ei võta arvesse kõike muid julgeolekupoliitikat, siis kliimapoliitikat, kõiki muid asju, siis sa teeksid tõenäoliselt teistsuguse otsuse. Ja nüüd ongi, et kuidas siis ka teadlased omavahel niimoodi koos töötama panna, et me jõuame siis poliitika kujundamise mõttes selle vastuseni, mis meil vaja on. Ma arvan, et nüüd me olemegi täpselt selle kohani jõudnud, kus me küsime nüüd Jareki käest, et kuidas Soomes seda, kuidas teeb tegelikult Soome kliimapaneel seda, sest räägi kõigepealt võib-olla, et kes kuuluvad sinna paneeli ja ma olen seda nimekirja vaadanud, seal oli täpselt üks kliimateadlane, füüsikalise kliimateadlane. Jah, selge, et Soomes on olnud kliimaseadus päris pikka aega ja sellepärast on ka kliimapaneel sinna kõrvale pandud, kes on sõltumatu paneel ja annab siis valitsusele nõu, kuidas kliimaseaduse täitmisega asjad lähevad. See tema eesmärk on olnud. Ja kliimapaneelil on kindlasti ka see avalikkusega suhtlemise ülesanne ja roll ja ta on ka rahastatud siis Soome vastava ministeeriumi poolt. Üldiselt on saavutanud ühiskonnas väga hea sellise sõltumatu eksperdi maine. On küllaltki palju meedias nähtaval ja osaleb ühiskonna debattides. Nii et see roll ongi nagu kahetine, selge, et see valitsusele nagu nõu andmine või siis vastavalt ministeeriumitele nõu andmine, nendega suhtlemine on kindlasti üks pool, aga võib-olla see on ka siis üks põhjus, miks Soome oli nii kõrgel, kui me vaatasime neid küsitlusi siin, et see teema on Soome inimestele oluline. Täiesti kardinaalselt erinev suhtumine, et Eestis need keskkonnaküsimused ei ole millegipärast olulised, aga seal millegipärast on. Ja inimloomuse poolest või kultuuri poolest eestlased, soomlased on väga lähedased. Me üldiselt teeme seda, mida me räägime, oleme pragmaatilised ja erineme lõunaeurooplastest nagu täielikult, kes siis räägivad ühte, teevad teist ja see kultuurid lihtsalt on ja peavadki olema erinevad. Et seda soomlaste ja eestlaste erinevat suhtumist, et kus see tuleb, et siin kindlasti sotsiaalteadlastel on väga nagu hea selline ainestik, et seda uurida, et äkki see Soome kliimapaneel on siis ka üks põhjus selle hulgas. Ja mida see kliimapaneel teeb hästi palju tegelikult seda numbrimaagiat, millest Kristi just ütles, et mis on need optimaalsed kombinatsioonid. Et meil on 100 tehnoloogiat ja siis veel 100 tükki mõjutavad seal üksteist ja millega siis nagu tasuks edasi minna. Et kus siis saab selle CO2 tonni kõige soodsamalt kokku hoitud, nii et see siis elu kellegil keeruliseks ei teeks ja nii edasi. Ja selle tõttu ongi kliimapaneelis üllatavalt palju tehnikateadlasi. Mina esindan seda ehitatud keskkonna poolt, kuna see tarbib ka Soomes 40% energia lõpptarbimist, Eestis on lausa 50-52% lõpptarbimist tarbitakse hoonetest, et see on nagu see tarbimise pool.
ja see, kuidas me hooneid ehitame, renoveerime, näiteks Eestis oleme ju ka rehkendanud, et siis üks Auvere juurde või mitte, et kuidas me soojuspumpasid paigaldame, neid disainime, et need valikud ja mõjud on tegelikult suured, et need asjad mõjutavad üksteist väga palju. Seal on palju metsanduse inimesi, kes tegelevad maakasutusega, põllumajandusega ja võib-olla see LULUCF on Soomes praegu kõige kuumem sektor, kus see diskussioon hästi palju käib, et mida siis teha ja kuidas teha. Ja neil on sama mure, et metsa raiemahud on suured ja metsast on saanud süsiniku eraldaja täpselt nii nagu meil, et sealt tuleb heidet ja seda ei olnud ette nähtud, kui räägiti, et Soome aastal 2035 ja mille kohta Soome valitsuse otsus peaks olema kliimaneutraalne, nii et täna paneel on selgitanud välja, et mis on siis Soomes see vajak, et mida peaks veel tegema, et see 2035 eesmärk oleks võimalik ja põhimõtteliselt ta veel käega katsutav on, kuigi Soome tänane valitsus pigem siis tõrjub neid asju ja tõrjub nagu teadlikult, et see on pannud ka paneeli nagu teatud kaitseasendisse, aga valitsused tulevad ja valitsused lähevad ja need pikad protsessid jäävad, et sellest võib-olla liiga suuri järeldusi teha ei tasu. Aga ma rõhutaks seda numbrimaagiat, et minu arvates meil Eestis on teada tuntud, et meil on hästi kõrgel tasemel loodusteadlased, aga need rakenduslikud aspektid, et mis me siis seal energiatootmises tegema peame, kuidas me tegutseme transpordis ja kuidas me tegutseme hoonetes, mida me teeme tööstuses, et need on nagu need kriitilised kohad ja kui seal seda numbrimaagiat paika ei saa, siis neid optimaalseid asju ei leia ja siis tekivad sellised ärapanemised, et tulite lolli ettepanekuga, et kes seda siis tegema hakkab, see maksab liiga palju ja nii see kahjuks elu on. See tähendab seda ikkagi, et seal paneeli kokkupanekul ja ka töö läbiviimisel on sulaselgelt antud mõista, et tegelikult kliimamuutus puudutab kõiki elusfääre ja on teatud sfäärid, mis saavad siis rohkem mõjutada, mida saab rohkem mõjutada, mida saab vähem mõjutada, aga samamoodi on seal sees ka sotsiaalteadlased. On sotsiaal, aga loomulikult need tegevused on ju sektoripõhised ja sellepärast tuleb neid sektoripõhiselt läheneda. Pluss siis loomulikult see sotsiaalne pool, et mis see kõik maksab, et kuidas inimesed suhtuvad ja selle vastu võtavad ja missuguseid käitumuslikke muutusi võib tulla, mille suhtes me kõik tahame olla natuke inertsed, et loomulikult need on väga olulised teemad. Ma küsiksin Steni käest tegelikult, kes on kommunikatsioonispetsialist. Võin ma nii öelda, Otsapidi küll, et kuidas siis inimestele seda kommunikeerida, et kui meil Soomes on ühesugune pilt ja Eestis on täiesti risti vastupidine pilt, et kuidas panna tegelikult neid inimesi uskuma, et see kliima päriselt muutub ja et ta muutub inimtegevuse tagajärjel. Sest ilmselge on see, et inimene, kes ei usu seda, ei hakka ka tegutsema nagu õiges suunas, et siis saab alati veel selle asja natuke edasi lükata. Aitäh selle küsimuse eest, millele on ilmvõimatu vastata või täpsemalt öeldes minu hea kolleeg Laur juba puldist teikas maha, et ühtset lahendust sellele probleemile ju ei ole. Just, aga sa võid hüpoteese teha. Aga kust ma alustaksin, on see, et tegelikult kõik siin panelistid, eelkõnelejad, millele nad ju viitavad, on see, et kliimamuutustega seotud probleemid on seda sorti probleemid, mille kohta öeldakse, et nad on nurjatud. Et wicked problem inglise keeles, mis on seda sorti probleemide üks põhiline tunnus on see, et seda ühe distsipliini raames ära ei lahenda. Et ei ole ka võimalik see, et on keegi kommunikatsioonispetsialist, kes lahendab selle kliimamuutuste probleemi ära. See kindlasti võimalik ei ole, et see ongi, ütleme, see probleemi püstitus, et millist kliimateadust me vajame, siis ma saan ütelda, et me vajame sellist kliimateadust, mis sisaldab endas teadmisi sotsioloogiast, psühholoogiani, lingvistikast, politoloogiani, ajaloost, juurani, nii edasi, sellepärast, et kõik need aspektid tulevad mängu selleks, et mõista inimeste käitumist, ajalugu, võimusuhteid, nii edasi. Et see on selle võrra keeruline, aga mina siin esindan Tartu Ülikooli riski- ja kerksuse uurimisrühma, mis ei tegele otseselt nagu kliimateemadega, aga mis võib-olla on huvitav, et meie huvi on selle
vastu on, mis valdkonda võiks nimetada katastroofide sotsioloogia. Katastroofide, suurte õnnetuste ja hädaolukordade uurimine, nendega seotud siis haavatavus uurimine, sotsiaalse haavatavus uurimine ehk küsimus sellest, kuidas suurte õnnetuste korral inimeste elu ja tervis vara võib ohtu sattuda. Ja kuidas see haakub siis nagu selle kliimamuutuste teemaga on ju see, et kliimamuutustega võivad kaasneda siis äärmuslikud ilmastikutingimused. Näiteks kuumalained, nendega seotud metsa- ja maastikupõlengud, suurpõlengud, üleujutused ja muidugi ka massiline ränne ja kõik need on sellised asjad, mis juba praegu ja nii lähemas kui kaugemas tulevikus tõesti inimeste elu ja tervise panevad ohtu ja nad üksjagu panevad ikkagi sellise koorma ka kõikidele nendele riigi ja omavalitsuse asutustele, kelle ülesandeks on inimeste elusid säästa ja päästa. Nii et meie sellised otsesed kasusaajad meie teadustööst tõesti ongi nagu Päästeamet ja kohalikud omavalitsused, Riigikantselei ka teised, kes korraldavad siis hädaolukordade lahendamist ja võib-olla, mis on oluline siin rõhutada, on see, et kui hea kolleeg Laur rääkis sellisest nagu makrotasandi sellisest ühiskonna muutuste uurimisest, siis kindlasti tasub uurida seda, et kuidas inimesed kohanevad täiesti üksikisiku ja kodumajapidamise tasandil selliste suurte ilmastiku ohtudest näiteks tulenevate haavatavustega ja kuidas saavad või ei saa selliste olukordade lahendamise hakkama siis kriisi reguleerijad või siis ka riskianalüütikad või riskimaandajad ametiasutustes nii kohalikus omavalitsuses, riigi tasandil kui rahvusvaheliselt. Kui sa lubad, ma korra nagu lisan siia juurde veel ühe mõtte, et olles ka ise üsna palju saanud siis oma kunagise kaua aega tagasi loodusteaduste hariduse Rootsis ja töötades täna nii-öelda ka globaalselt nende all, siis vaadates, mis on Soomes olnud võib-olla huvitav ja mis on ka teistes Skandinaavia riikides olnud huvitav, ongi see, et kuidas nii-öelda ühiskonnas neid teemasid käsitletakse, sest mul on natukene tunne, et meil on ka laialdaselt Eestis selline arvamus ongi natukene nagu Tõnis ka puudutas, meil on kõik hästi. Ja selles suhtes ma arvan, et see Anu välja toodud mõte, et me seisame nii-öelda justkui seal kalju äärel, et kui sa sõidad autoga kiirelt kalju poole ja sa nagu tead, ütleme, tark inimene saab nagu kõrgelt vaadata ja öelda, et tead, sa lähed ka varsti üle kalju, siis nagu sa ei saa istuda seal autos ja öelda, et kuule, aga tegelikult on kõik hästi. Ei ole ju tegelikult, sa tead, et nagu katastroof või vähemalt nagu suured probleemid on tulemas. Ja mingil määral meil pannaksegi hästi palju seda vastutust ühiskonnas üksikutele liikmetele, üksikutele teadlastele, ekspertidele, kes nagu sa teatud mõttes ka ise siin alguses mainisid, et kõikidel teemadel tuleb osata nagu midagi öelda, et sina oled nüüd kliima, ütle nüüd siis, mis siis saab ja kes teeb ja kus teeb ja mida. Et mis meil natukene võib-olla näiteks on väga tugevalt olnud nii Rootsis kui Soomes ja ka näiteks Soome ja Rootsi nende kliimapaneelide puhul on selline nagu autoriteedi küsimus on hästi palju tugevam, sest riik, olles ka ise töötanud ja püüdes mitte liiga teha, riik ei ole usaldusväärne. Vähemalt väga paljudele inimestele riik ideaalis võiks olla rohkem usaldusväärne, aga seal on ka teatavad põhjused, miks mingites küsimustes ei ole. Küll aga, ütleme, teadusinstitutsioonid saavad olla ja peavad olema ühiskonnas usaldusväärsed ja seetõttu selline nagu institutsionaalne hääl on meil hästi palju puudu olnud, et ei ole võetud seisukohti Eesti Teaduste Akadeemia poolt, ülikoolide poolt, teadusasutuste poolt sellist nagu jõulisi positsioone, mis ütlevad, et teate, see detailide küsimus selles osas, et mida, kuidas, kus, keerukad küsimused, mis kõik tuleb lahendada. Selles osas ei ole mõtet hakata nagu sellised üldseisukohti võtma, sest need ongi ekspertide lahendada, siin on keerulised asjad, mida tuleb läbi mõtestada, aga on baasasjad, mida me väga selgelt teame ja millest tuleks lähtuda riigi juhtimisel ja kui me näeme, et sellest ei lähtuta, kui poliitikud võtavad jõuliselt sõna, ütlevad, et see kõik on jura, siis me saame korrigeerida, öelda, et ei, tegelikult jällegi teaduslik konsensus on olnud väga pikka aega väga selge. Et see kokkuvõte on, eks, et tegelikult oleks tarvis sellist autoriteetset organit, kes tõepoolest rohkem neid. Sest see ei saa olla üks. Sest me näeme ka seda, eks, et ma siin rääkisin, eks, et kooliõpikusse ei ole seda veel kirjutatud endiselt,
et noh, küllap need õpikud ka ikka kirjutatakse, aga tegelikult meedia mõjutab väga palju seda, missugune on meie maailmapilt neis küsimustes ja noh, seda me otseselt, eks ju, meie taolises riigis tegelikult kontrollida ei saa. Mis tähendab seda, eks ju, et järelikult peaks ikkagi olema kuskil, mitte et me meediat hakkaks kontrollima, vaid et noh, seda liiki, ma ei tea, oleks teil sellisest organist kasu, eks ju, mis oleks noh, riigil ma mõtlen, eks ju, noh, praegus juhul, kes oleks tõepoolest autoriteetsem. Ma saan aru, et siin kliimaseaduse raames ju loodi mingi teadlaste kogu. Ma olen mitmete nende teadlastega rääkinud, nad ütlevad, et nad ei tea kliimamuutusest midagi. Et selles mõttes olen Ivoga nõus, et poliitiku kujundamisel oleks väga palju abi sellest, kui ongi ülikoolid või teadlased tervikuna võtaksid rohkem ka sõna, proaktiivselt selgitaks, miks mingisuguseid asju on vaja teha. See ei tähenda, et peab oskama kõikidele küsimustele vastata, kuidas seda lahendada, eks ju, sest nagu me rääkisime, kogu selle valdkonnaga on niivõrd palju, kõik valdkonnad ongi seotud, eks ole, nad omavahel läbi põimunud, aga oleks väga palju, ma arvan, selles ühiskondlikus debatis ikkagi kasu sellest, kui teadlased selgitavad siis, et miks mingist asju vaja teha on. Teadlased on usaldusväärsed. Kui ametnik midagi räägib, ametnik ei ole tõesti usaldusväärne, eks ju, et see oleks nagu suur tugi. Siit tekib muidugi see küsimus, et kes selle asja peab algatama, kas tegelikult noh, et see, mis meil on kliimamuutustega leevendamine või kohandamine leevendamise osas, me näeme väga selgelt, et riik on võtnud väga selge juhtimise, sellepärast, et Euroopast või maailmast on alla kirjutatud teatud lepetele ja siis peab neid lepmeid täitma. Aga kohanemise osas me näeme, et kuidagi, noh, me oleme siin ka rääkinud paljude kohalike omavalitsustega ja nad ütlevad, ja, meie teame ikka palju rohkem kui riik. Eks ju, see tähendab seda, et kus on nüüd, mis on siin riigi roll selles osas ja samamoodi see kommunikatsioon on ju samamoodi üks osa kohanemise ja leevendamise tegevustest ja me näeme, eks ju, et see kommunikatsioon, kui me vaatame, noh, mulle tundub isiklikult ikkagi, et kui me vaatame neid inimeste arvamusküsitlusi, et see kommunikatsioon ei ole olnud hea. Jah. Võib-olla see kommunikatsiooni headus ja see, mida tegelikult ka teadlased saavad öelda, sõltub ikkagi sellest sisust, mida teadlasel on öelda. Kui ei ole tehtud ühtegi uuringut, kus siis need lahendusvariandid on põhjalikult läbi analüüsitud ja need mõjud ja vastastikused mõjud, siis teadlasel ei olegi midagi öelda. Ja tulla välja sellise, kui ei ole sõnumi selgust, siis meedia laseb kohe nii-öelda sõela põhjaks. Et võib-olla see on nagu meie üks väga suur mure, mis nende viimaste asjade juures on olnud. Viitan siin just näiteks selle energiamajanduse arengukava uuringutele, mis tehti sisuliselt välisabiga. See on Euroopa rahastus ja see uuringud viis läbi väga tugev konsultant Trinomics, kes kaasas ka eestlasi. Aga nüüd, et nende põhjal järeldusi teha, need olid nii vanad uuringud ja need stsenaariumid kogu aeg muutusid ja lõpuks, kui näiteks teadlaste käest küsida, et kas meretuule asi oleks olnud mõistlik või mitte, siis teadlased ei osanudki vastata, sest neil ei olnud andmeid selle kohta. Lihtsalt need asjad olid läbi arvutamata, et sellises mahus nüüd meretuult ja need kõik muud asjad, mis olid kavandatud, kuidas see kompott oleks koos töötanud, no see on päris tõsine analüüs, mis tuleb läbi töötada, et noh, võib-olla läheb 6 kuud, võib-olla teeb 9 kuuga ära. Need ei ole nagu niisama, meeletud modelleerimised, suurte süsteemide modelleerimised, keerulised, kõik vastastikmõjud arvesse võtta. Et see on nagu üks, noh selge, me oleme väike riik, meil on nagu vähe jõudu, et selliseid uuringuid teha, aga noh, täna näiteks on teine näide, et kes täna jõudis siin lugeda, tuli selle Paldiski hüdropumpijaama tasuvusuuring. Palju maksab, no ma varem kuulnud, et see maksab 0–30 miljonit eurot aastas maksumaksjale või riigieelarvele 0–30, et sisult räägime riigi garantiist
vist, et mingisugune garanteeritud hind oleks neil tootmisele ja täna siis saime lugeda, et see kasu, mis tuleb, on nagu 100 miljonit pluss iga aasta ja miljardites seal pika perioodi peale, et selline väga nagu selge tasuvusega projekt. Ja seda projekti on vist ette valmistatud, kas tuleb 20 aastat täis ja tegelikult me oleme endiselt siin, et me ei tea, kas see tuleb või ei tule. Et oleks sisuliselt Eesti esimene hüdroelektrijaam, mis küll töötab siis 12 tundi ja peale seda tuleb nagu tühjaks pumbata. Aga töötab väga suure võimsusega 500 megavatti ja on midagi sellist, mida akusalvestid ei suuda nagu asendada. Lihtsalt üks näide, et nüüd selle kohta on mingisugused andmed olemas. Antud uuring jällegi ei olnud sõltumatu, see ei olnud ministeeriumi tellitud, aga loodame, et ta siis piisavalt sõltumatu on ja neid andmeid usaldada võib. Aga tegelikult mina teadlasena vaataks väga kriitiliselt selliselt, et kui nüüd selle energiasalve arendajate tellimusel on tehtud uuring, siis kas seda ikka võib usaldada? Seal oli siiski tuntud nimed on taga, et tõenäoliselt usaldada võib, aga see on võib-olla ka üks nüanss, et riigil tasuks hoida sellised tähtsad asjad enda käes ja olla nagu ise tellija. Ja nagu te teate Eesti riigieelarvest, et kuskil 90 miljonit Eesti riigiarves on seda innovatsiooni raha, mida saab selleks tegelikult kasutada, et need rahasummad ei ole väikesed. Meil on ministeeriumites töötavad teadusnõunikud, aga ma ei tea, miks me ei tee selliseid uuringuid. Siit tulebki nüüd see järgmine küsimus, eks ju. Et me saame aru, et meil peaksid olema põhjalikud uuringud, eks ju, mis peaks hõlmama väga erinevaid valdkondi üheaegselt. Me peaksime sisuliselt sotsiaalteaduslikult modelleerima neid protsesse. Ma ei küsi seda teie käest, ilmselgelt eeldab see seda, et meil peaks olema sellised teadlased, kes suudavad neid asju teha. Ja tegelikult minu küsimus on hoopis see, mis oli teine küsimus, et kas Eestis on tarvis kliimauuringute programmi, ehk siis meil teadlased elavad ju projektist projektini ja iga projekt on üsna järgmine, eks ju, erineva teemaga. Selleks, et meil oleks need teadlased, kes neid uuringuid teevad, peab neil ikkagi olema mingi rahastus, et nad saaksid neid oma kompetentsi säilitada, et meil ei juhtuks nagu see, et kui 10 aasta pärast tuleb järgmine projekt, siis me võtame tegelikult tööle uued inimesed, me õpetame nad uuesti välja ja me oleme sellises rattas, eks ju, et tegelikult see lõpuks tuleb ju riigile kallim võrreldes sellega, kui meil oleks püsirahastus. Nii et minu küsimus on siis nüüd, et kas te näete tegelikult vajadust eraldi kliimauuringute programmi järgi? Ma ei tea, Kristi saab vist kõige esimesena. Ma omast kogemusest saan öelda, et meil oli, ma nüüd mõtlen, kas oli 2 aastat tagasi algatatud selline, oligi teadusuuringute, ma ei tea, kas nüüd programmi nime all oli, aga ühesõnaga eraldi raamhange, eks ole, et kus me siis saime ka väga paindlikult tegelikult, olimegi kindel summa raha, väga paindlikult siis erinevaid kliimavaldkonna uuringuid tellida, ilma selleks, et me peaks uuesti tegema hanke, hästi pikalt neid dokumente koostama ja see oli ka poliitika kujundaja vaates väga, väga hea ja paindlik lahendus. Ja ütleme ka juba selle poole pealt, et ma alguses ei oska võib-olla defineerida väga täpselt, et mis küsimused võivad tekkida. Et see võimaldas ka neid küsimusi formuleerida siis mingi aja tagant jälle uusi küsimusi küsida. Ja nüüd nende nurjatute probleemidega tegelikult ongi, ma arvan niimoodi, et me võib-olla alguses mingi baas teadmised me suudame võib-olla ära, teadmisvajadus ära defineerida, aga see, mis sealt võivad edasi tulla, seda me tõenäoliselt ei oska öelda. Ma ei tea, kas siis antud kontekstis see aitaks komplekteerida neid püsiuurimisrühmi, eks ole, et mis ta püsirahastust tegelikult vajavad, et samas kui mingid baasrakukesed, eks ole, ülikoolides on olemas, kes suudavad sellise paindlikkusega neid uuringuid teha, et miks mitte, et kasutaja poole pealt või tellija poole pealt on see küll praegu õigustanud ennast, jah.
nendest programmidest mõeldes ma korra lähen tagasi Jareki mõtte juurde nii selle sõltumatuse osas kui ka selles osas, et kuidas tagada, et sellel hetkel, kui otsuseid tehakse, on tegelikult see info olemas. Ja ma arvan, et see point, et kuidas tagada siis see, et kui see uuring tuleb, ei ole ta kallutatud, et ta on usaldusväärne, tegelikult arvestab meie konteksti. Ma nende nii-öelda NMAC-i alusuuringute osas, kuna see sinna panustas, ma liiga palju ei hakka kommenteerima. Aga mida saab öelda nagu laiemas pildis, siis ütleme, hästi läbimõtestatud kliimakogu riigile toeks, mis on läbimõtestatud ka sellest vaatest, et eesmärk mitte ei ole tagada, et seal on kõik nii-öelda hääled hästi paigas, vaid et seal on nagu tugev teaduslik kompetents ja tehniline kompetents ja mis selle Soome puhul nagu silma hakkab, mis on positiivne, et ka väliskompetentsi riigi väliselt kaasatud, aitaks tegelikult natukene ette vaadata, aitaks alandada seda, et seal oleks ka nagu sellised puhtalt enda nii-öelda sektori majanduseesmärkide eest seisvaid osapooli ja tegelikult aitaks sättida neid prioriteete, sest nagu tegelikult enam-vähem kõikidest sõnavõttudest täna välja tuleb meeletult palju küsimusi ja palju keerukusi, aga mudel on nagu selles mõttes oluline märksõna, et mingeid asju saab lihtsustada, et aru saada, mis on need päriselt olulised küsimused. Ja näiteks seesama, et milline peab Eesti elektrisüsteem olema, energiasüsteem laiemalt, on tuumküsimus, millele tuleb suuta kiirelt ja paindlikult leida head vastused. Ma arvan, et meil on suur osa tegelikult sellest alusest väga hästi ja selgelt olemas, aga ütleme tõesti, kui me suudaksime mingi programmi luua ja tegelikult seda nii-öelda võimestada, neid prioriteete sättida, et mis on need tähtsad küsimused teadlaste abiga, siis ma arvan, et see aitaks oluliselt nii-öelda paindlikumalt, kiiremini ja selgemalt seda asja kavada. Ja natukene aitaks ka seda meediaküsimust lahendada, sest ma sügavalt loodan, et see suund on kõrgemal seal Anu välja toodud nii-öelda demokraatia indeksis ja me kunagi siin meediat kontrollima kuidagi ei hakka, aga meediale peavad ka sõnumid selles mõttes selgelt tulema, et mis on teada ja mis ei ole ja mida saab uurida rohkem ja kuidas. Ilmselt on oluline pidada silmas seda olulist vahetegu, et selliste keeruliste probleemide ja katastroofide puhul ka, et milliseid samme on võimalik astuda, et mingisugust riski maandada, mingist ohtu ära hoida. Teine asi on tõesti siis see, et kuidas valmistuda ja kohaneda siis, kui juba mingisugused konkreetsed ohud on käes. Ja selles kontekstis, kus tõesti mingisugused kliimamuutustega seotud reaalsed ohud inimeste elule ja tervisele on juba praegu käes, siis need küsimused ju ei puuduta või see ei paista välja, et see kuidagi käiks kliimauuringute alla. See ei paista mahtuvat selle katustermini alla, sellepärast, et meil tekivad seal küsimused, näiteks eelpool, eks sai mainitud mingisugune valik siis selliseid nagu loodusõnnetus ja rahvaste ränne ka, mingisugused probleeme, mis võivad inimeste elu, tervise ja vara ohtu seada. Otsesed ohud inimese tõesti elule ja tervisele vigastuse ohudeks. Teisest küljest ohud, mis tekivad sellest, et mingisugused elukriitilised teenused ei toimi. Et suurte siis näiteks põlengute või sellistes olukordades hävivad näiteks elektri- või sidevõrgud, inimesed infot kätte, ei saa tarbida elementaarseid teenuseid, muude elutähtsaste teenuste pakkumine näiteks on ka kuidagi takistatud, olgu see siis, ma ei tea, sisekorra hoidmine või ka siis kiirabi ja haiglad näiteks, eks. Et see läheb hoopis teistesse sellistesse uurimise ja juhtimise sfääridesse, mis väljub nagu sellisest võib-olla kliimateaduse mõiste alt, kui me peame mõtlema selle peale, et milliseid konkreetseid ohte nii üksikisiku kodumajapidamise kui ka siis, sellise kogukonna tasandil võib olla tulevikus ja on juba ka praegu. Nii et võib-olla siis selline soovitus on see, et isegi mitte
kasutada liiga julgelt seda kliimauuringute sõna, vaid mõteldagi, et millised on see, nagu see laiem probleemide ring, mis tuleneb sellest, et mingisugused kliimamuutused on juba käes ja mõjutavad inimeste elu juba praegu. Sa tegelikult vihjad, et see kliimasõna on natuke ülekasutatud ja vales kontekstis toodud, et kui me räägime sel puhul näiteks turvalisusest, mis sobitub väga hästi teadupärast ka meie sõja ja muude konfliktide konteksti, eks ju, et see, kas või kasutades seda sama sõna maagiat, suudaks me võib-olla sootuks lihtsamalt leida selle ühisosa ja ka eesmärgi, et mis käib kaasas nüüd kliimamuutustega kohanemisega. Jah. See võib-olla, mis mulle sellest tänasest üritusest väga meeldib see pealkiri ja see kliimamuutuste ohjamine on tegelikult päris hea sõna, sest see ei ole kliimateadus, vaid see on kõik see muu, mis selle kliimamuutusega kaasa käib ja seal on mida iganes tehnika ja sotsiaalteadust ja loodusteadust ka. Need ongi väga keerulised ja komplekssed asjad. Ja kui mõelda neid uuringute programme, mis Eestis on olnud, ma arvan, varasematest enamikest on nagu pigem positiivne tagasiside. Kui keegi on Eestis suutnud sõnastada selle programmi, kui keegi on suutnud leida sellele rahastuse, siis üldiselt on nad nagu hästi töötanud. Aga võib-olla nüüd selles valdkonnas, et tegelikult kui nüüd vaadata, et kus seda raha sellistele uuringutele oleks võimalik leida, siis ta pigem ikkagi läheb sinna innovatsioonirahasse, mis on ette nähtud Eesti majanduse edendamiseks ja me peaks just nagu neid aspekte rõhutama, et me otsime selliseid lahenduskäike ja kombinatsioone, mis siis kiirendavad majanduskasvu, kui mitu protsenti, palju SKT tõuseb, palju tööhõive paraneb, mis on maksutulu laekumine, et need küsimused nagu kaasa arvatud, et äkki siis oleks võimalik pääseda jutule selle raha jagamisse, mis on Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi käsutuses ja mille eesmärk on just seda innovatsiooni ja majandust nagu edendada. Sest äärmiselt ebatõenäoline on mõelda, et kui me vaatame seda Eesti teaduse rahastuse teist poolt, seda suurt poolt, mis tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist ja millega kuidagi püütakse ülikoole püsti hoida, tasuta kõrgharidust hoida, siis seal pigem selliseid programme tänase seisuga ikkagi ei ole ja ka see eelarve perspektiiv on selline, et pigem neid ka niipea ei tule. Aga see innovatsiooniraha kasutamise üle Eestis on vägagi selline sisutihe diskussioon ja mõeldakse, et kuidas seda paremini nii-öelda majanduskasvu mootorina rakendada, et sinna võiks täiesti nagu pretendeerida, kui on selliseid häid mõtteid. Nüüd sa läksid juba tegelikult nagu sellesse viimasse teemasse sisse, mis oli, kust leida raha, aga ilmselt, kas me koostööd Eesti kontekstis võime nimetada innovatsiooniks? Sest mulle isiklikult tundub, et kunagi ei ole seda kommunikatsiooni ja koostööd liiga palju või vähemasti head kommunikatsiooni ja koostööd. Tegelikult esimese mõttena siin tooksin kohe välja, et mitte ainult koostööd nagu Eesti-siseselt, mis on kindlasti väga oluline, aga ma mõtestan, et vaatame ümber ringi, et Soome, Rootsi on lähedal, aga Baltimaad, me kipume kogu aeg nagu mõtlema sinna ülespoole, kuna need on sellised, ma ei tea, koolis need lahedad lapsed, eks ole, või nii, aga ma arvan, et meil on väga palju ühisosa Baltimaadega, meil on väga palju probleeme, mida ühe väikese riigi kontekstis kas A uurida või B lahendada ei olegi kuluefektiivne. Et mitmes mõttes need küsimused on sarnased ja mitmes mõttes on nii Läti kui Leedu meist keskkonnateemadel isegi ette läinud, vaadates näiteks sama linnade planeerimise küsimust või rohealasid või transpordi küsimusi. Et sealt on palju õppida ja palju ka nende uurimisasutustega, teadlastega koostööd teha, et ehk need programmid võiksid olla ka natukene selle mõttega, et kuidas seda teha. Ja teine asi tõesti ka see, et kuidas siis
kuidas siis saaks riigisiseselt natukene neid koostöökohti maha lihvida, sellepärast et mulle endale ka väga meeldis see Rahandusministeeriumi poolt välja töötatud raamhange, mille eesmärk siis oli neid 2030. aasta kliimaanalüüse teha, aga kui see esialgne plaan oli, et koostame siis üle ülikoolide sellise ühise nägemuse, kuidas seda toetada ministeeriumi, et siis lõpuks tuli välja, et ikkagi riigi vaates me peame olema konkurendid, sest muidu on rikutud midagi turutingimustel, mis on ka ääretult oluline, et me ei liiguks olukorda, kus me nii-öelda neid vabaturu reegleid hakkame rikkuma, aga jällegi, et kuidas me siis teadus-arendustegevust selles raames nagu teeme. Jah, et kui me ikkagi selles kontekstis käsitleme erinevaid ülikoole või teadusasutusi konkurentidena, siis tegelikult me ei saa suunata neid hästi koostööle mingis mõttes. See nagu kipub nagu selle konkreetse kasu ära sööma, jah. Ma julgeksin olla nagu isegi natuke eriarvamusel, et me nagu teadlastena me tunnetame, et kui see teine teadlane on aus ja siis me oleme küll kõik konkurendid, aga ma olen samamoodi konkurent kõikide Tallinna Tehnikaülikooli professorite, kes me ju konkureerime sama raha peale ja see ei takista meil tegemast nagu koostööd. Et selles suhtes selline nagu hea ja terve konkurents käib võib-olla asja juurde ja koostöö on alati nagu hästi vajalik, et ma siin tegelikult vaatan ka seda Teaduste Akadeemia rolli, et võib-olla ka Teaduste Akadeemia võiks natukene tugevamat rolli selles küsimuses kanda ja võiks siin akadeemik Kurnitski näiteks natuke peeglisse vaadata ja siin on teisi toredaid akadeemikuid ka, nagu näiteks akadeemik Soomere ja Anu Reole ja et äkki prooviks siin natukene õlga alla panna ka nagu Teaduste Akadeemia poolelt, et meil vähemalt selline hea koostöö Eesti ülikoolide teadlaste vahel oleks ja siis meil oleks ikkagi rohkem neid faktipõhiseid andmeid ja millega siis ka meedias nagu seda diskussiooni teinekord nagu maha võtta ja on mida siis nagu meediale öelda. Ma võib-olla korra ühe mõttena lihtsalt toon juurde, et eks seal, kui ma võtan ministeeriumite vahelist koostööd ka, et tegelikult kui sa tahad seda nurjatud probleemi lahendada. Selle koha peal. Et siis see tegelikult tähendab ka, et ministeeriumid peavad oma vahel koostööd tegema ja ministrid peavad lõpuks oma vahel koostööd tegema. Ja eks seal on ka palju õppimisprotsessi tegelikult olnud kas või sellesama selle kliimakindla majanduse seaduse väljatöötamise kontekstis, eks ju, et see ei ole ühe ministeeriumi ülesanne, me lahendame tegelikult üle-eestilist väljakutset, eks ju, et kuidas siis erinevate ministeeriumite teadmised ka kompetents kokku panna ja siis seal ongi erinevate kihtidena, kuidas siis see teaduskompetents tervikuna haarata, eks ole, kaasa ja siis me tegelikult, lahendame ju kogu ühiskondlikku väljakutset. Nii on. Kas kohalolijatel on meil mingeid küsimusi? Jaa, ma näen ühte kätt seal taga. Tekitame pinget. Jo, vaata, et see on nagu IKT, et on infokommunikatsiooni tehnoloogia, on kommunikatsioonis kaduma läinud. Mina küsin mitte akadeemik Reala käest seda, et kõik on hästi, vaid ma küsisin, ärme eeldame, vaid leiame tõenduse, miks Eesti inimene niimoodi arvab. See on suur vahe. Tegelikult ma olen oma töös kokku puutunud hästi palju Euroopa ja maailma tuntud sotsiaalteadlastega ja üks nali on, see ei ole nali ka, võib-olla see ongi see paradoks, et Eesti julgeoleku vaates oleks hea küsida, et kui Venemaa ründab meid, siis oma riigi iseseisvuse kaitsel me tapame inimesi, et oma iseseisvust kaitsta. Kas see on nüüd õigustatud tapmine või ta on tapmine? Kas see õigustatud tapmine on inimloomusele parem või ei ole, eks ju? Et see on see küsimus, mis inimloomusest rääkida. Et tegelikult ma tahtsin edasi tulla, et ühe asja peab kindlasti tegema selgeks. Teadus ei saa olla konsensuslik. Teadus saab olla tõenduspõhine. Kui me räägime konsensuslik teadusest, siis on usk. Ehk hea teadlane on alati ka tõestatud hüpoteesis kahtleb ja tema uudisi muubib selle asja edasi. Ehk me peame olema tõenduspõhine. See on see, mis on teaduse kõige tähtsam asi. Tegelikult on minu küsimus veel lihtsam, et meil on paneelis 4 isikut, et kui nüüd antaks teile raha, siis kliimateemas, mis oleks see analüüs või uuring,
mida peaks kohe praegu ära tegema? Aitäh! Teeme hästi lühikesed vastused, eks ju. Aitäh küsimuse eest. Kas keegi tulistab kohe ühe kiire vastuse? 3 lauset, rohkem ei tohi. Ma arvan, et see energia pikk plaan on väga selge, mis tuleks kohe ära teha. Ministeerium midagi on tellimas. Sõltumata rahast. Sõltumata rahast, et siin tähendab, küsimus ei ole üldse rahas, see on valdkond, kuhu investeeritakse igal juhul miljardeid. Ja kas sinna pannakse siis 100 000 vähem või rohkem uuringuteks, see ei ole üldse küsimus. Küsimus on ainult ajas, et kas meil on näiteks 6 kuu pärast tulemused olemas, et siis riik saaks midagi asjalikku teha ja seda valdkonda kureerida, nii et see viiks meid edasi, vähendaks meie heidet ja samal ajal siis tagaks ka majandusele konkurentsivõime ja inimestel oleks parem siin elada. Et need on tegelikult need win-win-win asjad, mida me peame nagu otsima. Aga kui tohib, ma ütlen nii kaua, kui teised mõtlevad ühe hea nalja, et ma jäin ikkagi mõtlema seda, et soomlased ei saa mõelda teistmoodi kui eestlased. Samasugused rehepapid olemuselt on mõlemad. Ja kui mina tulin Soomest ära 2012, õnnestus seal ka korraldada üks suur energiapööre ja tookordne minister seda põhjendas nagu hästi, et teate, see rohepööre ja asjad, et neid ikkagi seda energiatõhususega oleks mõtet tegeleda ka siis, kui seda kliimasoojenemist üldse ei oleks, sest see vaadake hoiab raha kokku. Ja siis tal oli viimane argument oli see, et vaadake seal Saudi Araabias, nemad tegelevad ka energiatõhususega, sest kui nende autod võtavad vähem kütust, siis saab rohkem naftat eksportida ja las need teised lollid siis ostavad. et see, kuidas eestlane ja soomlane vastab, ma arvan, siin võib olla ka mingid selliseid asju, kuidas on küsitud. Ma võtan selle teise suure asja siis ette, et toidujulgeolek või Eesti toidusüsteemi kliimakindluse analüüs ja laiemas kontekstis maakasutuse analüüs kliimamuutuse valguses, ma arvan, on väga oluline analüüs, mida juba lähiajal vaja on. Ma sellel nii-öelda teisel teemal vaidlema ei hakka, et ma ütleks, et teadusliku meetodi kontekstis teaduslik konsensus on ääretult oluline vahend ja vaidluse asemel kutsun sind teadusfilosoofia loengusse endaga kaasa. Ma usun, et see on laiendav mõte maailmale. Jaa. Ma võtan siis 3. ploki, mis on suurem tükk transpordivaldkond. Et toon võib-olla selle poole pealt, et kuidas, ütleme, meil andmed ikkagi näitavad, et eestlased hoolimata hinnast, hoolimata ühistranspordi arendamisest ikkagi armastavad autoga sõita ja aina rohkem sõidukilomeetreid linna sees. Võib-olla ma toon sellise püstitan, et kuidas käitumuslikke muutusi siis esile kutsuda selleks, et liikuda teistviisi kui igat väikest kilomeetrit isikliku sõiduautoga. Ja mina tõesti enda sellisest uurimishuvist tulenevalt keskne küsimus, hästi praktiline on ikkagi tõesti see, et kuidas kliimamuutustest tulenevate siis õnnetuste korral inimeste elusid päästa ja säästa. Et see on selline laiem probleemide ring, sellel ka ei ole ühte lihtsat vastust, palju erinevaid tegureid. Ja selle teema uurimist ei saa kuidagi edasi lükata, sest see on tõesti juba praegu ikkagi aktuaalne. Jah. Jaa, ikka võib teha loomulikult. Jaa, paind mikrofoni rääkima. Et me oleme nii palju rääkinud sellest Soome-Eesti erisusest, et Jaarek alustas sellega ja lõpetas ka sellega, et mul tegelikult on olemas täiesti sotsiaalteaduslik selgitus sellele, kuidas me jõudsime sinna, kus me oleme ja see on seletatav tegelikult olulise väärtusnihkega, mis toimus Lääne-Euroopas sellel põlvkonnal, kes sündis 1950. aastatel ehk siis peale sõda aastatel, kui Eesti oli siis okupeeritud Nõukogude Liidu poolt ja see on väga selgelt dokumenteeritav kogu Lääne-Euroopas ja ka Skandinaavias, kus nii-öelda elu kvaliteedi tõus toob kaasa ka selliste nii-öelda progressiivsemate postmodernistlike väärtuste esiletõusu.
et me näeme selgelt, kuidas ühiskonnad muutuvad jõukamaks ja läbi selle, et nad ei ole enam keskendunud nii-öelda nendele igapäevaelu, eks ole, kuidas sa ellu jääd, kus sul see toit tuleb ja kuidas sa oma riided selga saad, hakatakse tegelema, eks ole, heategevusega, heaolu muutub oluliseks, keskkonnahoid muutub oluliseks ja Soome tegi läbi samasuguse muutuse. Kui mu hea sõber Soomest, professor Markku Vergasaloga sõitsime Helsingist Jyvaskylla, ta on nüüd sündinud seal 50ndate alguses, ütles, et tema lapsepõlves oli normiks see, et nad sõitsid, eks ole, sinna maakodu kesamökkisse. Ema viskas kõik asjad autoaknast välja. Sõid ära, eks ole, ükstapuha, mis läks nii tagasi kätte autoaknast välja. Ja see on nagu see näide sellest, kuidas see väärtuste muutus toimus. Ja teooria sotsiaalteadlastel oli see, et see juhtub igal pool. Et me näeme, kuidas ühiskonnad saavad jõukamaks ja me näeme nende samade väärtuste esiletõusu. Mis oli aga see eksitus oli selles, et see toimis ainult selles konkreetses ajaaknas. Ja kuna Eesti oli sellel hetkel raudse eesriide taga, siis meie jõukuse kasv, eks ole, tegelikult ei too kaasa, mitte on teist ja meil isegi päris hea näide, aga mujal maailmas me näeme, et see ei tekita samasuguste väärtuste esiletõusu, et see oli see ajaaken, teatud generatsioon, kus see juhtus ja nüüd me näeme tegelikult võib-olla isegi vastupidist olukorda. See on see koht, Jaarek, kus tegelikult see eestlased ja soomlased ikkagi paratamatult ajalooliste tingimuste tõttu nendes väärtushinnangutes lahknesid. Ja me oleme mingil määral selle teinud tagasi, kuna me oleme nii lähedased naabrid. Aga see teooria iseenesest ei pea paika universaalselt, nagu meile nüüd uued uuringud näitavad. Kas seda Jaapanis on samuti näha olnud, et sõjajärgselt nii-öelda majanduse kasvuga see sama asi tuli esile? No Jaapan on selles mõttes üldse eriline näide, et ta on ikkagi muutunud tugevalt hierarhilisest, äärmiselt kollektivistlikust ühiskonnast väga lühikese perioodi jooksul väga tugevalt individualistlikuks, mida on teinud ka Hiina. Nii et tegelikult meie ettekujutus Eestis Hiinast ei ole tegelikult see, et tuleb minna Hiina ja näha, mis seal tegelikult toimub, eks ole. Et ka seal on toimunud tegelikult nagu selline ühelt poolt, Hiinas on majanduslik tõus küll toonud kaasa ka äärmiselt just nimelt nende läänelike väärtuste pealekasvu ja mis põhjustab loomulikult valitsusele tõsist peavalu, et kuidas selles konsumeristlikus kapitalismis tegelikult kommunistlikku ideoloogiat edasi viljeleda, aga Jaapan on selles mõttes natuke erinev juhtum. Aitäh. Ma ei tea, seal taga oli üks küsimus veel, jah. Me peame küll hakkama varsti, siin ees on ka, jah, aha. Ma ei mäleta, kui keegi ütleb mulle, mis kellani meil see üritus peaks kestma, siis ma tean paremini. 30 vist oli see paneel, eks ju, ja siis oli veel 10 minutit mulle. Pool peab kõik läbi olema, va? Issand, nüüd on aeg käes. Jaa, küsi ikka. Jah, ma kõigepealt ütlen ka, et teaduslik konsensus tegelikult võib vabalt olla, lihtsalt see teadus peab olema falsifitseeritud, mis on hoopis teine asi, eks ole, aga siin käis ka etteheide, et teadlased ei räägi piisavalt, ei juhi tähelepanu ja ei esine avalikkuse ees, et neid veenda, et võib-olla see on adekvaatne kriitika näiteks mingi energeetika suhtes või mingi tehnoloogiapõhise teadus suhtes, aga see, mida mina rääkisin, see on mitukümmend aastat teada asi, eks ole, täiesti fundamentaalne ökoloogia. Ja ma olen ise ka seda rääkinud juba 15 aastat vähemalt. Ja mina tunnen, et sel hetkel, kui ma pean seda rääkima, siis ma enam ei ole teadlane. Et see on minu meelest kellegi teise töö, et mina tahaks uusi teadmisi saada, eks ole, aga ma pean rääkima kogu aeg, ütleme energeetika raames umbes sellest, et meil on vahelduv vool ja alalisvool, umbes sellisel tasandil. Miks ma pean teadlasena seda tegema? Siin ongi minu jaoks hästi oluline vahe selles, et teadlased Kurnitski, Post, Toll, Soomere on tegelikult suurepäraselt meedias käinud, rääkinud, aga see on hästi üksik teadlaste peal, mida meil on puudu, on see selline selge konsensus esindatus institutsionaalsel tasemel. Et selle me võime ilmselt selle üheks paneeli kokkuvõtteks võtta kindlasti, et sellist institutsionaalset rolli peaks keegi kandma ja tal peaks olema see autoriteet, et teda tõepoolest aktsepteeritaks. Me peame siis ilmselt hakkama nüüd kokku võtma, et kas te tahate öelda midagi lõpuks peale selle, Ivo on juba väga palju rääkinud. Jah, võib-olla tõesti selline
kliimamuutuste ohjamise valvekoer peaks nagu institutsionaalselt tekkima, kes siis alati võtaks sõna, kui mõni lamemaalane kuskil midagi kirjutab. Kas me sellele koerale ka palka maksame? See on juba teine küsimus. Koertega muidugi lihtsam. Jaa, tahad öelda midagi või tahate? Võib-olla selle poole pealt, et hiljutine kogemus, ma käisin Arktika nõukogu koosolekul, tehti väga hea taustamaterjal, mida kõik meie teadlased teevad Arktika uuringute raames. Siis ma olen käinud mingitel teistel konverentsidel, kus ka tehakse alati teadlaste töödest mingisugune kokkuvõte taustaks kaasa, et osata neid referentse tuua. Siis ma näen, et meil on Eestis tegelikult väga palju potentsiaali nii-öelda baasuuringute tegemiseks kui ka nende uute tehnoloogiate kasutuselevõtu valdkonnas nendes uuringute tegemiseks, et me tegelikult tervikuna, kui me selle koostöö tervikvaate kokku saame, et seal on väga palju potentsiaali, mida me võib-olla praegu isegi ei oska kõike näha, aga lõppkokkuvõttest on Eesti riigile tervikuna kasulik. Absoluutselt, see koostöö on kindlasti üks võtmesõna, üks asi on see mitte autoritaarne, vaid autoriteetne institutsioon, keda me siin praegu ei saa kokku panna, sest minul geofüüsikakomitee presidendina ei ole mingit õigust seda teha, aga tõepoolest me peame ilmselt rohkem kokku saama, rohkem rääkima ja mitte ainult rääkima, vaid mida me veel peame tegema? Mis sinu kokkuvõte on? Mina saan lihtsalt kinnitada ühiskonnateadlasena seda, et alati hästi avatud igasugusele distsipliinide ülesele koostööle. Et kindlasti ei taha jääda kuidagi sotsiaalteadustesse kinni igasugune koostöö distsipliinide vahel. Ja kindlasti ka koostöö erinevatel tasemetel võimukandjatega on see, mis aitab pikas plaanis inimkonnal püsima jääda. Kust tuleb raha? Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha, on see küsimus muidugi väga üldine küsimus. Aga ilmselgelt, nagu me aru saime, riigil pidi raha olema seal innovatsioonis ja mis tähendab ühtlasi seda, et kui seal mingeid meetmeid välja töötatakse, siis ilmselgelt tasuks selliseid eesmärke arvesse võtta, et esiteks see koostöönõue kindlasti ja ka interdistsiplinaarne koostöö ja samas võib-olla paremini ülesannete püstitus, et me siin vist selleni küll ei jõudnud, et jaa. Ma võiks sellel teemal sõna võtta korra. Jaa, võib. Minul ei ole küll mikrofoni, kellelgi on. See on võib-olla juba ära pakitud. Sest me oleme juba üle aja läinud. Jah, tähendab see ülesannete püstitus, see oli see, mida ma siin nihelesin kogu aeg, et me räägime kliimamuutustest kogu aeg. Nagu me teame, kui me teeme mingeid uuringuid, kui me proovime mingist asjast aru saada, siis väga oluline on panna lähteülesanne paika selleks, et me oma eksperimendidisaini saaksime õieti, et me saaksime tulemused paika panna. Ja kui me nüüd vaatame seda, et me käsitleme kogu aeg kliimat ainult, siis sellega võib tekkida selline olukord, et me reduktsionistlikult vaatame nii kitsast lõiku, me tegelikult eksime suuremast pildist ära, sest suurem pildi probleem on ju selles, et kas ühiskond, nagu ta on, saab sellisel kujul edasi eksisteerida. See on küsimus. Kui me vaatame ainult kliimat, võib vabalt juhtuda seda, et me jätame kõrvale mingid teised aspektid, mis on täpselt samamoodi olulised. See sõltub sellest, kuidas me kliimat defineerime. Just. Aga me peame selles on... kliimasse selle inimese ikkagi sisse võtma, see on üks osa kliimateguritest ja muutusest. Aga mis on siin riskikoht on see, et kui me tegeleme kliimaga, see on väga kerge ja võimalik väga lihtsalt seda ühel hetkel veel kitsamaks teha ja rääkida ainult energiast. Ei. See oli just teema, mida me täna tahtsime, milles hoiduda. Siis on, mis ma tahan öelda, on seda, et kui me näeme ainult kliimat, siis võib väga hästi juhtuda niimoodi, et vaadates ainult kliimat, hakkame seda teemat lahendama teisi keskkonna aspekte ohvriks tuues. Et need riskid on see, mida mina vähemalt näen kogu aeg selle teema. Ja see oleks oluline, et me seda silmapillilt ära ei kaotaks. Siin ongi see erinevus, et kes mida kliimana nähendab ja sellepärast me jõuame nüüd täpselt sinna algusesse tagasi, et kuidas me seda kliimat defineerime. Minu jaoks on kliimas kogu see keskkond sees. Kõik need asjad on seal sees.
eks ju, kui me võtame, me tulemegi algusesse tagasi ja ilmselt sellega me ka lõpetame, eks ju, kui me võtame ikkagi selle maakera, millel on kõik asjad peal, eks ju, kõik need jõed, järved, inimesed, atmosfäär, kõik on olemas, eks ju, siis see on tegelikult see maasüsteem ja see, mida me uurida tahame ja peame, eks ju, nii globaalses mõttes kui ka siia koha peale tulles, on tõepoolest kõiki neid süsteeme koos. Et see on nüüd jälle see kliima mõiste tõlgendamine. Minu jaoks on kliimasse sees sellega ma olen kõik korras. kõigega nõus suurepärane, aga sellel hetkel, kui me läheme Inimesed on ka tegevuste sees. juurde, Jaa, et tegevuste puhul me ei vaataks kitsast lõiku, et ka seal on oluline see, et me näeme tervikut. Loomulikult, jaa. See on väga õige. Ja ma saan aru, et kõik said ju lõppsõna juba, Anja. Et meil ongi tänaseks läbi. Suur tänu, et te kõik lõpuni vastu pidasite. Ja ma ikkagi võtaksin, ma nüüd otsustasin akadeemia nimel tänada professor Posti selle tänase kliimamuutuste ohjamise teaduspealelõuna korraldamise eest. Nii et suur tänu, ma arvan, et see oli äärmiselt oluline ja väga informeeriv vestlus ja ma pakuksin võib-olla välja, et me võiksime siis tõesti mitte ainult rääkida kliimast, vaid tõesti keskenduda kestlikule tulevikule, nagu ma ka enda ettekandes püüdsin välja tuua. Et see on üks võimalus. Ja sellepärast, et me kontsentreerume kestlikule tulemusele, meil täna ei olegi kingitusi, sest kõige kestlikum kingitus teadupärast on kingituse tegemata jätmine. Ja.